Igal inimesel tuleb vist ette selliseid olukordi, vähemalt kord elus, kus ta tunneb, et ta on ülearune, teda pole kellelgi vaja, oleks nagu ära visatud. No asjadega juhtub seda päris tihti. Esialgu teevad rõõmu, siis on igavad ja siis on juba ülearused äraviskamiseks. Nagu siin mul see pilt fookus. Keskmine klaas on ostetud kas Samari või Shalommi heategevuspoest, aga need äärmised, need kokku 4, need olid pandud siia Naabertänava prügikonteineri äärde äraviimiseks. Mina siis tõin nad koju ja tegin pildi neist. Mulle pakuvad nad rõõmu. Mul on hea meel, et nad prügimäele jõudnud. Või siis need inglitiivad on legatud ühest peeglitükist, mille ma töömeeste loal muidugi võtsin plekkseppade prügikastist. Ja need torud, need on aknaruloode, meie kodu aknaruloode pakendid. Kah, ruloo läks aknete ja pakendid polegi nagu vaja. Aga siin on nad, pilluvad niisugust päikesekiirt üle aia. Või siis seesama värav jutumärkides siin, see oli tõstetud selle heategevuspoe sõbralt sõbrale ukse taha hoovi, kui mitte müüda või mitte vajalik. Mina tõin ta siia ja minu jaoks on ta nüüd mitte ainult värav naabriaed, aga kuhu iganes, saan aiast välja minna, kui ma siia sisse vaatan. Need lained seal, see peegel, see kõik see kokku komplekt kannab nimetust loojang, aga need on ostetud kas Pärivere kaubamajast. Ilmselt sealt ongi, või on siis Samaria poest või Shalommi. Ega hästi enam ei mäletagi. Ja need näiteks, need hülsid, need on moodulkorstna ehitamisest üle jäänud jupid. See lepatriinu siin. Klaasid on jällegi uuskasutuskeskusest ja see tema kehaosa, see tume, see oli metallist aiavõrgu rulli all põhi, mis seda võrku koos hoidis. Rull läks aeda, aga see oleks nagu ülearune, aga siin on ta täitsa nagu elus. Ja see on, selle kompositsiooni nimi on laine ja kõik need peegliribad on päritud klaasvärgi töökojast. Pärast peeglite mõõtu lõikamist on nad üle jäänud, mitte vajalikud, aga siin on nad pilt. Ja selle kala, selle ma ostsin Jenny Kruuse taaskasutuspoest. 80 senti maksis. Nii et mitte vajalikud peeglikillud on siin vähemalt ilusad vaadata. Ja võib-olla on nende mittevajalike inimestega mõnikord sama lugu, et nad ei kõlba ehk selle ja tolle jaoks, aga ühekaupa või koos võivad nad pakkuda silmailu ja sobida kuhugi, sest lugu peaks neist igal juhul pidama. Selle rahva keel ja kultuur ei oleks ju mõeldav, kui poleks siin elanud neid inimesi, kes seda keelt ja kultuuri on hoidnud. Need iga inimene vääriks. Iga inimene on nagu peeglikild, ka siis, kui ta tunneb, et teda pole vaja, tegelikult on ta midagi, osa millestki ilusast. See aiapink on pärit mu ema-isa koduukse eest. Istuda enam hästi kannata, pehkinud juba, aga minu jaoks on ta mälestus vanematest, esivanematest. Ta on tänu selle eest, et ma sain kasvada, koolis käia, suureks kasvada. Nii et siin on ka peegliribad ja roos ja kõik see kokku tänu. Või näiteks mõnikord öeldakse mõned vanade inimeste kohta, et vanad kännud. Äkki on nad ilusad, need vanad kännud. Näiteks seal on üks känd. See oli mu kodu Tihemetsas, mu lapsepõlvemaadel lihtsalt saeveskis üle jäänud känd. Küsisin luba ja tõin ta siia ja minu arvates on ta ilus vaadata. Või siis näiteks see siin. Ma käin puid ostmas Tariksi saeveskis ja see oli seal niisugune kasepahk.
oli ülejäänud mittevajalik, laudosalest ei saa, kütteks ka ilmselt ei sobi. Ja palusin ja nüüd on ta siin. No ja, kaunistab seda. Nii et kui tahta, siis peaks saama ka nendel puhkudel, kui tundub, et ei ole vaja inimest või asja, natuke mõelda, äkki leiab otstarve.